lahkume siis hotellist või kuidas seda nimetada, ma ei teagi. Elamisest ütleme siis nii. Jah, päris hotell see ei ole. Eile sadas vihma, mõnusalt sopan on, isegi 4-rattaveoline auto jääb siin hätta korraks. Aga 2 viimast päeva siis ja tahad midagi lisada veel. 2 viimast päeva tuuril, ärme unusta koju reisi. 2 päevi veel sõita ka veel, nii et umbes võib-olla 3. Kuidas liikuma saab? Täna on siis hull udu siin. 2150 meetri peal peabki olema. Nats veel üles ja siis oli eile lumi juba vihma asemel. Nii palju kõrgel olema. Täna istub üks teine tegelane seal taga, mitte meie. Vot. Oleme siis põhimõtteliselt terve tuuri lasknud ilma klepsuta, aga nagu ikka viimasel päeval tuleb panna. Ja see kleps siis... Täna on sinine kleps, täna on see rajal liikumise oma, siis sellepärast paneme. Muidu, kui me seda trassilt väljast sõidame, siis ma olen eelistanud, kui ei teata, et ma tuuril olen. Sander teeb liiga palju sigadusi. Nii, oleme siis maailma tipus või? Selle tuuri kõige kõrgem mägi peaks olema see Col du Galibier, 2650 meetrit oleme praegu merepinnast. Päris jahe. Raskem on hingata ka veits, kuigi, ma ei tea, päris nii kõrgel veel ei ole, et väga peaks otseselt tunda andma, aga midagi annab tunda, jah. See on mingi põhikoht, vist rahvas siin koguneb. Ja no selle tõusapõl on ikka vähe, kõik on Alpe esil vist. Need on vist turistid. Jah, see läheb siin läbi. Vaade on ikka päris hea. Kaamera teeb seal time-lapsi. Sealt tee pealt tulime. Võt, ilus koht. Siis liiga rahulikult kulgenud ja juhtus väike vimka täna. No jah, ütleme, et minu viga. Siiani on kõik see logistiline plaan ja kõik minu teha olnud. 21 päeva on olnud siin siuke paks raamat, sõber abimees, kes näitab, kuhu peab minema, kuhu mitte. Loomulikult täna hommikul jälle automaatselt haarasin näpu, vaatasin, okei, trass sealt, lähme sinna, kõik on nii ja naa nagu peab. Läheme ja sõidame ja vaatame, et nii rahulik on silt, pole midagi on ju. Liiga rahulik. Sõitsime üle 2 suure määra, üle Col de Glandoni ka, mis on 2650 meetrit kõrge, sealt teiselt poolt alla. Siis mul tuli meelde, et kurat, 20 etapp, Alpe d'Huez etapp muudeti ära. Mõtlen, et okei, äkki mingi väiksem muutus, mitte väga kardinaalne. Vaatan kaardi ja täiesti lõpno. No konkreetselt täiesti teiselt poolt mägesid. Siis jõudsime siis sinna põhjuseni, miks see ümber tehti. Seal on vihmade ja värkidega oli mingi sild ja tunnel ära lõhutud, niimoodi, et sealt ei saanud sõita. Nii et me olime Alpe d'Huezi alamist umbes 10 kilomeetrit. Ma näitan kaardi pealt, kus me olime. Me olime siin kohas. Nii, ja finiš oleks olnud siin. Aga nüüd ja me sõitsime terve tee siit kuni siiani. Ja palju meil aega oli? Et tagasi jõuda. Seal punktis, kus me hakkasime tagasi tulema, näiteks GPS-i ja rajaga ristumisse tund 54 oli sinna, jah. Ühesõnaga, probleem oli nüüd selles, et jõuda see võistlejate ette. Ja siis me sõitsime kogu selle maa nüüd siia tagasi. Ja jõudsime, kui palju, 10 minutit enne. Palju me tagasi tegime? No me sellest tund 54 näitas sõiduaega, me tegime kuskil 35 minutit maha. Nii et vahepeal oli päris hirmus. Auto perselendus õhku vahepeal juba. Ei olnud tullu midagi, liialdab. Rool oli kindlalt peos. Ühesõnaga kõik on. Aga see oli jah, tuuri lõppu oli küll praegu siuke asi. Ilus maasikas. Jah, nii automaatselt vaatasin, et kuradi valet mappi jäi hulk meelde ja täitsa pekkis. Aga no seni on veel kõik hästi. Natuke kärsakat on tunda, aga... See on pidurid, see pole hullu. Korras. Ühesõnaga näeme Alpe d'Huezil. Kui siis vaikse arvame.
Eesti, 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 Eesti! Kes selle lipu sinna vaata no nii, oleme jõudnud siis Alpe d'Huezi alla ja rahvast on. Oskad sa öelda, miks Alpe d'Huez nii populaarne on? Ega täpselt ei oska küll. Võib-olla see, et natuke on siin rohkem ruumi seal tegelikult ei tea. Ma arvan lihtsalt, kuidagi on kujunenud, on tuldud siia ja siis ongi saanud Alpe d'Huezist Alpe d'Huez. Et on jah, väga populaarne ja põhjust ühesõnaga ei tea. Mina küll mitte, jah. Kindlasti seal mingi põhjus on. Võib-olla on see, et ligipääsetavus on parem kui mujal. Kas ta on alati tuuri viimases pooles ka või? Ei, teda polegi iga aasta näiteks. No seda küll, aga ma mõtlen, kui ta on, siis kas ta on viimases pooles? Ei. Eelmine aasta näiteks olid Alpid enne, mis olid Püreneed. Et mingit seaduspärasust ei ole tegelikult. No jah, aga siis näitame, mis siin toimub. Mingitel aastatel on siin vist orienteeruvalt võib kuni 1 miljon inimest olla alt ülesse välja. Vaatame, äkki näeme eestlasi ka. Ühesõnaga, kui igal teisel mäel on mingisugused väiksed augud sees või kus nagu ei ole nii palju rahvast. Seelik oli üleval. Seelik oli üleval, siis siin on niimoodi, et siin ei ole tühja auku lihtsalt. Siiamaani veel ei ole olnud. Siin on ikka palju rahvast. Täis on, jah. Bouchon! Traffic jam, please! No. Võeti tripp. Alpe d'Huezi finiši on siis. Trafic complet sur côté. Donc des danseuses scolaires qui nous rejoindront donc demain. Elle sera plus belle avec nous en salle de chance. Nii ja nüüd on nälg majas, kuna me ei ole päev otsa söönud. Kell on juba 15:40. Kell 8 sõime, jah. Nüüd tahaks süüa ja siis teeks Inteka. No nii, Alpe d'Huezi tõus. Pidu käib. Muusika, rahvas on hoos. Äge. Praegu on Tour de France'i meie jaoks ajalooline hetk. Me oleme tripi jooksul sõitnud 8600 kilomeetrit midagi ja esimest korda pärast Utrechtis jõudmist. Ütleme, kui me jõudsime Hollandisse sellest hetkest alates esimene kord, kus ma istun kõrval istmel. Ja kuidas on? On päris mõnus. Juhe on totaalselt nii koos. Juba ajab närvi see, et ei leia üles, kus mingid asjad on ja siis on ummikud ja hommikune see ämber oli ka veits liiga valus. Just isegi näitan praegu kaameraga täiesti viltu. Ühesõnaga, tuur on teinud oma töö. Väga lahe. Nii et vaades rooli käest ära ei lase. jah, päris ohtlik on tegelikult rooliga siin kurvides nüksida. Ma Lutsule rääkisin üks päev oma kunagist kogemust, kus ma garaažis rooli käest lasin.